Nii, teen järgmise nädala ülevaate ja vaatame uudiste poolest siis, et mis olulised päevad meil on, et mida ees oodata, et kus tasuks rohkem siis oma tehingutele tähelepanu pöörata. Põmm-põmm, esmaspäeval meil ei olegi midagi. On meil siis teisipäev siin, esmaspäev on meil täitsa tühi. Olulisemate uudiste poole pealt siis. Ja esimesed on siis teisipäeval on veteranide päev USA-s, aga see on niisugune öösel meie kellaaega. Ja esimesed siuksed siis mõjusamad on meil siin kell 9 Frankfurt Openi ajal. On siis tulemas GBP-le unemployment rate ja change uudised, ehk siis töötusmäära uudised GBP-le, et hea võimalus siis Briti naela tehingutes osa saada. Ja New Yorgi sessiooni ajal tulemas siis ADP Employment Change Weekly. Suurt, väga olulist, midagi drastilist sükast ei paista olema. Kolmapäev meil ka suhteliselt tühi, on terve päeva peale kõige olulisem uudis siis Euroopa Keskpanga Guinduse kõne. And that's it, rohkem ei paista. Edasi neljapäeval juba pilt natuke parem, juba rohkem uudiseid, rohkem volatiilsust, rohkem volüümi turgudel. Ja on meil tulemas siis kell 9 paiku erinevad GBP uudised, Briti naelel siis GDP growth rate, kvartaalsed ja aastapõhised, trade balance, Euroopa Liidu väline siis. Et jällegi on ootus siis GBP-le agressiivsemaid lükkeid liigutusi, saab näha, mis meil reaalsus toob, kuhu poole turg meil liigume kohe varsti graafikutele ka. Päeva teises pooles New Yorgi sessiooni ajal siis on tulemas USA dollarile erinevad uudised, on siis tulemas erinevad töötusmäära uudised ja neid on päris palju. Ja kirstordil siin päeval loomulikult siis inflatsioonimäära uudised ja CPI. Et tasub siis neljapäeval olla eriti New Yorgi sessiooni ajal ettevaatlik, tähelepanelik ja võibki juhtuda see, et kuni New Yorgi sessioonini peale London Openit tekib meil siis nii-öelda seisak, et kõik ootavad siis USA turu avanemist ja mis see CPI siis toob. Lõpetuseks reedel on meil siis esimesed siuksed olulisemad kell 12 on Euroliidu kohta siis töötusmäära uudised, kvartaalsed aastalike põhised ja ülejäänud uudised jäävad siis New Yorgi sessiooni aega ja siis erinevad retail sales uudised ja PPI kuulõike põhised. Et neljapäev reede tootavad siis tulla kõige suurem liikumisega, kõige suuremaid kasu või siis ka kahju toovamaid päevi. Nii, aga vaatame graafikutele. Nii, katsuks selle eest ära saada. Niimoodi. Nii juba parem. Mis meil toimus ja mis siis aset leidis, et ootus oli siis kaks suunda, et kas turg teeb enda pullbacki, teeb alla ja siis liigub ülesse, pullbacki ei toimunud ja turg jätkas liikumist ja tuldi siis siia ülesse 4 tunni alasse, täideti ära, siit saadi siis mõneti reaktsioon. Minu ootus on siis see, et turg jätkab enda langust, teeb enda pullbacki siia 4 tunni alasse ja siis ideaalis jätkab tõusu. Et see on ideaalootus, et põhimõtteliselt ka eelmise nädala siis prognoos ootaks selle jätkumist. Et kas turg teeb midagi taolist. Nii muudame värvi ära. Või võime näha siis ka õrna sükast tõmmet siia ja siis ootaks siia alasse tulekut ja edasi üles minekut. Saab näha, mis siin täpselt toimuma hakkab. Ekstreemne oleks see, kui turg siit mõningad märgid vastupanus siin on. Fair value cap'i on siin õrnad puudutatud, mis siin tühi veel on. Õrn vastupanu siin just on vikkide näol, et ostjad juba suruvad siit hinda ülesse, et ekstreemne oleks see, kui turg liigub nüüd siit ülesse 4 tunni alasse ja siis tuleb alla.
kuid esialgu ootaks seda ja jätan selle märke siis siia. Nii, GBP ootus oli siis ka, et turg võiks liikuda kõrgemale ülesse ja siis alla. Turg selle teinud ja liiguti siis kohe allapoole ja tuldi ülesse ja jäi meil siia maa siis 4 tunni supply demand. Et seda ootust päris ei toimunud siis, et mis siin oli, et ootaks, et turg liigub niimoodi ülesse. Kuid see jättis meil suuremat likviidsust maha ja peegelpildis siis USA dollarile, siis ootaks siit liikumist veel ülesse poole. Ehk et GBP ootus oleks ka, kas turg teeb midagi taolist, ideaalis siia 4 tunni supply demand'i ja siis näeme üles liikumist. Või võime näha siit siis kohe nii-öelda ülesse edasi plahvatamist. Nii, märgime ta teise koha peale. Niimoodi, paneme siit. Igal juhul ootaks turgu liikuma ülesse poole. Et tehtaks siis pullback, tagasitõmme kogu selle langussuhtes, et turg teeks enda tagasitõmbe ja siis liiguks ideaalis alla. Superluks oleks, kui turg tuleks siia alasse sisse. Vaatame korra Fibo peale. 50% veel jõutud ei ole, seega ootaks turgu. Tuleme ülesse, on meil siin vahemikus siis, kus ka teine punane kõrgem nool, siin on ka siis nii-öelda golden zone, et kuhu siis turg võiks sisse tulla. Kuid saab näha, kas prognoos peab paika või mitte, seda näitab anda aeg. Euro täpselt sama teema oli, nagu siis GBP-l oli ootus, et turg liiguks natukene ülesse ja siis alla, kuid toimus siis peegelpildi liikumine, turg liikus kohe alla ja on toimunud üles liikumine. Ja kui me vaatame nüüd, nii vaatame need eelmised prognoosid eest ära, vaatame siin Fiboga korra üle, siin on turg juba 50% peale jõudnud. Ja siin ootus oleks siis turul, et tuleks siia ülesse poole. Saaks siit reaktsiooni. Ja et liiguks siis edasi alla poole. Veel meil siin on daily ja järgmine 4 tunni ala, mida siis turg täitma võiks minna. Loomulikult meil üleval pool on ka täitmata alasid veel. Teise versioonina ootaks midagi taolist. Et turg tuleks allapoole ja siis ülesse alast alasse, nagu ikka. Nii, NZUSD-l ootus oli enam-vähem sama nagu GBP-l ja eurol. Sai ka oodata, et turg võiks tulla siia 4 tunni supply demand'i ja siis allapool liikuda, saada siis siit ostualast enda reaktsiooni, kui turg on sulanud korralikult allapoole. Suur magnet meil siin allpool on olemas või oli olemas, et on sabaotsaga nüüd siia daily supply demand sisse tulnud turg ja 4 tunni ala veel siin allpool ees ootamas. Ja NZUSD ootaks ka tulema veel allapoole. Nii, märgime siia vahepeal alasid juurde ka. Neid siin vahepeal ma ei oota vastu pidama. Neid pigem turg eirab. Üks versioon, et jõuame siia 4 tunni supply demand'i ja siis hakkame üles liikuma. Või siis saame siit kohe reaktsiooni, liigume ülesse. Võibolla leiame siit mingisuguse toe sellesse 4 tunni supply demand'ist ja jätab siia turg ka ostu supply demand'i maha siis nädala alguse poole, kust me saame enda liikumise ülesse. Et me selle pärast siksaki ei hakka kõike välja joonistama, aga teine ootus on siis see, et turg liigub meil ülesse poole ja tuleb ülemisi supply demand'e täitma. AUD-USD-l siis oli ootus, et turg tuleks täidaks selle käpi siit ära. Käpp täideti, ilus pikk vikk siin meil olemas, turg tuli, täideti käpp ära, sai ka mingi vastupanu, kui nüüd on see ala täidetud, justkui ka likviidsus võetud, justkui nagu
siis takistus eest ära võetud ja turg sulas ilusti allapoole. et seda üles liikumist veel ei toimunud. autõuestel on alad siin allpool veel puutumata. Ootaks turgu liikuma sinna aladesse veel sisse. Nii, märgime siin ka veel siis täitmata supply demand alasid välja. Need on kõik väga head mesimagusad magnetid turu jaoks. Erinevaid stsenaariume, üks see, et tuleb siia 4 tunni supply demandi poole ja siis liigume ülesse. Või jääb see praegu meil puutumata ja näeme turgu siin liikumas ülesse poole. Leiame kuskilt siit nende alade juurest toe ja liigume täitma ülemist ala. Nii, GBP-NZD. Siin ootus oli siis, märkisin erinevaid versioone, et kas turg tuleb siis siia, supply demandi, saame siit reaktsiooni, päris jõhker vastupanu on siin alas olnud, siin on päris suur konsolideerumine olnud, võiks öelda, et 2 päeva, isegi peaaegu 3 päeva, on turg siin täiesti kinni seisnud, kuni lõpuks suudeti läbi murda ja liiguti siis ülemisi alasid täitma. Ja turg siis liikus ilusti siia ülesse 4 tunni supply demandi sisse. Talle liikumist toimunud ja turg liikus ülesse. Nüüd on suur küsimus see, mis siin üleval alas saab, kas turg leiab siit toe ja toimub pöördumine või jätkame siis üles suunas liikumist. Nii, laename siit supply demand ala. Niimoodi, vaatame, kus meil siin natuke lähemale zoomime. Pisikene käpp siin, kas eksisteerib? Ei eksisteeri, selle vikk on nii palju kõrgemal, siis on siin. See on meie supply demand ala. Allpool ühtegi täitmata kasutamata supply demandi ei ole. Vaatame korra suuremat pilti. Meil on veel alasid üleval pool, mida turg täitma võiks minna. Siin on päris hea pullide surve. Ootaks nüüd selle lõigu siin, selle täitumist. Ja see täitumine võib suhteliselt aeglane visa olla, et kui turg siia lõpuks välja jõuab. Erinevad stsenaariumid, märgin ühe ootuse selliselt. Nii, peame natuke suuremale ajaraamile minema. Kus meil järgmine ala on päris kõrgel. Märgime teili pealt selle ära. Teine ootus oleks siuke suht risti-resti. Teise ootuse põhimõttelises, et turg liigub veel ülesse poole, haarab likviidsuse eelmise tipu pealt ja siis liigume allapoole. Esimene ootus siis see, et leiame toe nüüd siit. Nädala algus peaks nägema siit siis reaktsiooni, et turg hakkab ennast allapoole ehitama ja liigume siis siia supply demandi täitma. Nii, vaatame korra 15 minuti peale. 15 minutit on ka endiselt veel bullish. Veel pöördesignaali ei ole turg andnud. Nii, GBP, JPY. Siin ka 2 stsenaariumi. Sai välja märkida 2 ootust, et kas turg liigub ülesse poole, täidab ära supply demandi ja siis alla, või liigume kohale poole, siia 4 tunni ja daily ala poole ja saame siit siis põrke. Päris siia alasse turg välja ei jõudnud, küll aga väga lähedale. Ja see sai juba siin käpiga tegelikult täidetud, nii seda ei hakka eraldi välja joonistama. Nii, siia saan märkida veel ühe supply demandi. Selle vastupidamist ma ei oota. See on pigem nii-öelda siis trap, likviidsuspunkt, et kus siis turg läbi lõpuks võib sõita või ka peaks sõitma. Nii, siia saame ostuala märkida. Nii,
üks stsenaarium oleks see, näeme sihukest liikumist. Päris agressiivne liikumine peaks olema turul, et siia daily alasse nüüd sisse jõuda. Teine ootus siis see. Nii, USD JPY. Siin ootus oli siis ka, et kas turg tuleb siia supply demandidesse, saame siit reaktsioonid. Seda ei juhtunud, küll aga turg liikus ülesse poole ja sai kerge siis reaktsiooni meil siit ülemisest supply demandist, mis on nüüdseks ära kasutatud siin. Ja siit selle ala vastupidamist enam ei oota, ehk et siit sihukest reaktsiooni nüüd turg läheks siit kõrgemale. Et mina isiklikult ei oota. Üleval siin meil oli ka 4 tunni supply demand, mis sai siin kasutatud. Nii. See siin Wikiga kasutatud. Ja kas meil siin on ka müügi? Ei ole. Müügi supply demand ei ole. Kui turg endiselt on pullis, võib juhtuda vabalt see, et turg liigub siit veel üles poole. Vaatame korra daily weekly peale. Meil on üleval pool veel alasid, mille turg täitma võiks minna. Samas on meil daily vaates ka, on siin allpool suur käpp, mis tuleks ära täita. Ehk et turg võiks allapoole veel liikuda. Siia ka, kas turg haarab siit likviidsuse eelmise tipu pealt, siit ala pealt ka, ja näeme siis allapoole liikumist. Või toimub see siis kohe. Ja siit saame reaktsiooni uuesti üles liikumiseks. Uuesti CAD. Selle ootus oli ka, et turg liigub siis üles poole. Supply demand täideti siin ära. Siit reaktsiooni saadud. Kerge peatumine siin oli, kuid peale täitumist siis turg sõitis läbi. Ja vaatan just, et jõudis meil siin sabaotsaga ka ülemisse 4 tunni supply demandi ja suhteliselt lähedale ka daily alale. Ja siin on ka turg siis päris ilusa reaktsiooni 4 tunni peal andnud siit 4 tunni supply demandi alast. Nii, kopeerime siia müügiala. Ja saame siia kopeerida ka ühe ostuala. Allpool meil likviidsust päris omajagu magneteid, kuhu poole turg liikuda võiks. Üks stsenaarium oleks see. Ja teised stsenaariumina näeme languse edasi toimumist. Meil on päris huvitav punkt siin. Siin on just kui support resistant ala, mingisugust peatumist võime siin alade juures näha, kuid üldiselt ootaks turgu tulema siia alumisse alasse välja. Joonistub enam samasugune pilt nagu uuesti JPY enda peal. Samalaadne uuesti CAD-il. Nii, ja lõpetuseks kuld. Vaatame, mis see kuld teinud on. Eriti liikunud ei ole. Siin nende support resistant alade vahel ta kinni on. Miskit suurt kulisside taga on toimumas. Suur kukkumine toimus. Nüüd on just nagu mõttepaus. Pikendame neid ka tegelikult. Niimoodi. Saab näha, mis siin edasi toimub kulla puhul. Väike seisak on toimunud. Iseenesest võiks vaadata kulla siis mingit ajutist tõusu, pöördumist, kui ka USA dollar siis langeb. Ehk et siin võiks näha siis miskit taolist, et kuld võiks ennast ülesse poole siin ehitada. Või teise versioonina kukume hoopis allapoole edasi. Kuld on suhteliselt ettearvamatu, ootamatu, selle prognoosi suhteliselt keerukas ennustada
et mis nüüd parasjagu toimuda võiks. Nii. Vot, sellised ülevaated, minu nägemus tulevast nädalast. Saab näha, mis täpsemalt toimuma hakkab. Ja millised võimalusi turg meil siis annab. Ja kui need võimalused avanevad, siis lähme haarame nendest kinni.